Head esmakursuslased, loodetavasti läks teie tänane orienteerumine suuremate kadudeta. Mis aga peamine, ma loodan, et jäite linnaelanikele piisavalt teravalt silma ja nad räägivad teist nüüd kodudes veel pikalt. Just nii, nagu me tõelistest sotsiaalprobleemidest rääkima peamegi. Ausalt ja silma kinni pigistamata. Sotsiaalteadlaste kohta käivaid arutuid nalju oleme me ilmselt kõik lõputult kuulnud. No näiteks, et milleks on poliitikule vaja teaduslikku uuringut? Eks ikka samal põhjusel, miks joodikule laternaposti. Mitte valgustamise jaoks, vaid et oleks midagi, millele toetuda. Või et sotsioloogia on tõepoolest täppisteadus. Täpselt nii, kui palju maksad, nii palju toetusprotsente uuring ka näitab. Ja võib-olla pööritas ka mõni teie sõber silmi, kui teie erialavalikust kuulis. Millest sa tulevikus elama hakkad? Tänasest unustage see kõik. Ma ütlen teile siiralt, Eestile on teid väga vaja. Te olete valinud endale eriala, mille tähtsus nii ühiskonna kui riigi jaoks üksnes kasvab. Eesti on avatud maailmale ja vastupidi ning see, et me elame muutuste risttuules, on reaalsus. Kui poleks kedagi, kes meie ümber toimuvat lugeda ja tõlgendada mõistaks, kaoksid sihid kiirelt. Aga ainult lugemisoskusest ei piisa. Teilt oodatakse sekkumist, ka häälekalt. Avatud maailmas ei saa sotsiaalteadlane muganduda teoreetikust laternapostiks, kes oma väikeses süsteemis treib teadusartikleid. Teie teadus teenib riiki, ühiskonda ja maailma. Teid on avalikku debatti hädasti vaja. Teie vastutus on üüratult suurem ja ühiskond vajab teie teadmisi ning nende teadmiste rakendumist praktikasse. Ka poliitikasse, kus senisest oluliselt rohkem tuleks näha üksikutest kontekstivälistest numbritest kaugemale, näha tervikut kogu ühiskonda selle keerukuses. Laenates mõtet Claude Lévi-Straussilt, sotsiaalteadlane pole mitte see, kes annab õigeid vastuseid, vaid see, kes peab suutma esitada õigeid küsimusi. Õigete kriitiliste küsimuste esitamine on hädavajalik ka tänases Eestis, kus argumenteeritud ja mõtestatud arutelu püüavad igal võimalikul moel lõhestada populistlikud loosungid ja madalad instinktid. Kriitiline mõtlemine, analüüs ja õiged küsimused on sellistel hetkedel vajalikud nagu hapnik. Head rebased, ehkki olen ise Tartus elanud vaid 3 aastat oma elust ning seejärel viis mu tudengipõlv mind Euroopasse, julgen öelda, et just need 3 Tartu aastat on olnud kõige meeldejäävamad minu kujunemises kaalukaimad aastad. Kulutage need aastad õppimisele ja seda sugugi mitte vaid akadeemilises mõttes. Imestage, küsige ja avastage igal sammul. Tehke palju vigu ja õppige neist. Soovin teile terast taipu, uudishimu ja soovi maailma paremaks muuta.